Oletame, et sa püüad kinni oma pööninglinna võimaluse kuupsentimeetri nagu kärbse, näiteks sõbra sünnipäeval. Äkki sa tunned, et klõps käis ära ja sa oled nüüd pööninglinnas. Juhtub nii, et sa tahad väiksest puumaja toakesest, kus toimub sünnipäev, väljuda, näiteks suitsu tegema. Aga toakese ukse taga, kus veel mõned minutid tagasi, sa mäletad hästi, sa oled jumala kaine, lebas 10 paari ketse, kingi ja saapakesi. Ei ole enam mingeid ketse, kingi ja saapakesi. Ei ole õigupoolest veel hetke eest tuttavat mädaõuna, kassipissi ja ühisköögist leviva rassolnikulõhnalist koridorigi ei saagi olla. Sest kui sa vähegi värki jagad, siis sa taipad, et sa oled kinni püüdnud oma võimaluse kuupsentimeetri. Ja sinu ees tõuseb järsult kuskile ülespoole üks täiesti võõras trepp, mis viib keldrisse. Täiesti võõrasse keldrisse. Sa lähed, ütleme, trepist üles, sisened keldrisse, kõnnid ühest keldrivoksist teise ja näed ühte allaminevat järsku uut treppi. Sa sead oma ettevaatlikud sammud alla ning leiad end äkki pööningult. Tuttavalt pööningult, aga sa ei suuda meenutada, kust tuttavalt pööningult. Taas leiad sa allamineva trepi ning selle abil satud sa ühele rõdule, kus üks seltskond istub ja joob kohvi. Vaade avaneb teiselt korruselt, mõnusalt käest lastud äärelinna aiale. Sa ei suuda meenutada, kus sa neid inimesi tunned, aga sellest ei ole midagi, sest sa tead nüüd, et sa viibid pööninglinnas. Ja sa tead, et nemad siin kah teavad. Ja et te nüüd varsti väljute majast ühele tänavale, mis on tuttav, kuid ometi võõras, ja te pöördute nurga taha uuele kitsale ja kõverale mäest üles looklevale tänavale, mille kohta te teate, et seda ei peaks seal olema, aga ei imesta selle üle hoopiski, vaid jätkate oma kulgu ja vähemalt mõned teist teavad, et see kulg ei vii mitte kuskile. Ja üks hilissuvine õhtupoolik, millele ei järgne kohe peatselt mitte hilissuvine öö, vaid hoopiski kesktalvine lörtsine hämarus, leiab teid istumas jõe ääres kõrgel kaldaserval ning vaatamas millegipärast itta silmapiiri suunas, mille taga laiuvad kuskil kaugel Lõuna-Vene stepid ja Tiibeti kiltmaa või kurat teab mis, võib-olla hoopis Arizona poolkõrb. Asi ei ole pööningus ja asi ei ole ka keldris või selles toakeses, kus su sõbrad sünnipäeva pidasid. Pööninglinn ei ole lokaliseeritav ka mitte üldnimetajate kaudu. Klõps võib käia ka öisel jalgpalliväljakul või kodus vetsus istudes. Pööninglinn on nii ajalises kui ruumilises mõttes lõputu mõõtmeline labürint, kus harjumuspärane põhjuslikkus ei kehti. Ma ei usu, et ükski lihtsurelik teab kõigi mõõtmete arvu ja nende vahelisi seoseid. Ma ei tea, kas seal üldse mingid seadused kehtivad. Ma ei tea, kas on tähtis, et kehtiksid või kas meil on tarvis neid teada. Ma ei usu, et on. Kõik need toredad inimesed, keda sa pööninglinnas kohtad, tajuvad, et on pööninglinnas. Kui ei tajuks, siis neid siin ei oleks. Aga nad ei pruugi endale teadvustada selle paiga seadusi või seadusetust. Nad ei pruugi aru saada põhilisest. Sellest, et siin viibides ja edasi kulgedes ei ole võimalik kuskile välja jõuda. Neil enamasti noortel inimestel, sest kurja saatuse tahtel on pööninglinn ennekõike noortelinn. Mida vanemaks sa saad, seda pääsmatumalt vähenevad su võimalused kinni püüda võimaluse kuupsentimeetrit. Neil noortel inimestel on tänu nende eale pahatihti nii-öelda eesmärgid elus. Nemad, kes nad tihti ei tea suurt midagi sellest, mis asjad on haigused ja surm või sõda ja vihkamine, ega tea ka sellest, kuidas vahetada läbijooksva vetsupoti sisu. Need romantilised ja egotsentrilised olendid tahavad saada kunstnikuks või näitlejaks või kirjanikuks või tahavad teha bändi ja punki,
tegeleda taoismi või budismi või tai chi või uusmateriaalse filosoofiaga, tahavad võidelda neonatsismi, neoliberalismi ja karusloomafarmide vastu. Nad ihkavad leida boyfriend'i või girlfriend'i või armastust või tahavad lihtsalt lõputult pidutseda ja et oleks lõbus ja tore ja et iga järgmine hetk kustutaks eelmise. Ja mõnikord nad isegi saavutavad oma eesmärgi. Mõnikord ei ole ju nende eesmärkide saavutamine isegi kuigi keeruline. Aga nad ei taipa, et kui esmane eesmärgi saavutamise joovastus on lahtunud, siis nad äkki võivad avastada, et ei viibi enam Burning linnas. Parem, kui nad ei oleks sihile jõudnud. Sest tegelikult oli nende kõigi siht püüda kinni oma kuupsentimeeter ja lihtsalt viibida Burning linnas. Kõik, kogu lugu.